No nii. Näod on juba tuttavad, kohe koduse olla. Osad näevad vähem tuttavad, osad näevad tuttavad, ma tean. See on ilmselt lubatud. Aga stardime, et tere minu poolt, keda ma siis ei näinud veel, osadele juba tere ütlesin, saavad alguses kordusprogrammi. Aga kõige esimene samm, et me saaksime selle töötoaga hästi toimetada, siis arvutid on teil kaasas olemas. Võite lahti võtta julgelt, et ja siis lühilink on siin bit.ly-ga kriips, mis eelmises töötoas oli number on väga muutunud, et 442 BD43. Saite sisse, sina juba said, on ju kenasti, Sipa juba sai. Et tehke oma vahekaardina siis ühes selle sahknekeses lahti. Sa võid kolleegi pealt ka vaadata, et mina, kui sa tahad kaasa teha, siis sa võid küsimusi küsida, sa võid see olla. Et lühilink, vaadake, kas pääsete sinna sisse keskkonda. Ja kui pääsete, siis on hästi. Et siis ma pärast teegime kohe ka, mis ja kus ja kuidas. Ja seal on lihtsalt harjutused ja lingid, mida me siis täna töötoas kasutame ka. Kuidas on kellegi tehnilisi järveid või probleeme? Pääsed, ei pääsenud. Ja laadijad on taga, laadiaugud on tagapool, et kellel ahvu kuskil lisaks hakkab saama, siis tagumised ajad on populaarsed praegu. Sõbralikud jagada neid auke. Et okei. Aga ma lähen teile, et tundub, et vist saite sisse keegi suurt kisakära ei teinud, siis tavaliselt on see, et on nagu olemas inimestel kenasti. Aga stardime töötoaga ka, et visuaalne õppematerjal ja siis pärastpoole vaatame esitlusi, et siuke lühike aeg meil antud on 13 tundi. Katsume tempokalt läbi joosta need keskkonnad või rakendused. Ja siis keegi küsis eelmises töötoas, kas see töötuba tuleb ka sealt GPT-ga. Osaliselt selles mõttes, et me sisendit võtame sealt, aga me kasutame teisi keskkondasid. Katsume siis sellist riskfunktsionaalsust ka nagu propageerida, et mitte ainult jääda ühtedesse tööriistudesse kinni, vaid vaadata erinevaid tööriistu ka. Et tore teid näha. Osad tutvusid minuga enne. No täiesti kiire ülevaate, teised võivad nüüd kõrved kinni panna, kui olema täpselt sama teksti, või siis äkki mõned nüansid on uued sealt. Et mina Kenjukaitse olen ja toimetanud siis päris pikalt personalitöö valdkonnas. Ma kipun ütlema, et 15 aastat, siis ma saan aru, et ma olen 3 aastat öelnud 15 aastat, et siis juba 15 pluss aastat võib-olla pasib öelda. Et taust on selles mõttes kirju, et igasuguseid erinevaid asutusi teeninduse poole pealt, IT poole pealt, kunagi toreda brändi, kui keegi veel mäletab, vaatan otsa, et teil peaksite mäletama Statoili, olen umbes nimetanud Surfing X, nii et olen selle juures kättpidi olnud töötajate vaatest siis. Ja siis olen ka aidanud paari tarkvara arendada Eesti tööturul ja siis olen ise ka ühine toimetanud, tegutsenud ja täna siis kes on väiksed toimetajana ise, et elu viis kokku Kristiina ja Jarmoga, Tõisuga ja siis sai koos nendega õpitud tehisintellekti teemasi, ise juurde õpitud ja eelnevalt siis ka huviline olnud tehnoloogias, nii et 1,5 aastat koolitanud, käinud erinevaid ülikoole, siinsamas kodune pind olnud, TalTechi saadud ülikoolis olnud, Mainoris käinud koolitamas, et kätte ei ole lektoriks andnud, aga amsakaid teen vahepeal, et siukse tööampse külalissektorina käin ka, et tore on vahepeal suhelda ja vaadata, et mis siis võib olla parem, mida sool arvab nendest mõtetest tehisaru maailmas. Aga pigem siis jah, täna toimetan koolitajana kui AI teemadel just organisatsioonides. Pigem on just üleile tegin üle pika ajalise saval või väga nagu see, ma arvan, 1,5 aastat ei ole saali koolitus üldse teinud, et siis nüüd oli avalik koolitus, et kas olen veebis vahepeal nagu lubanud, et teed kõik kaasa, aga hästi palju on sisekoolitusi kõik organisatsioonides, et sellised spetsiifilised koolitused. Aga kui ma vähe väsin rääkimisest, jutustamisest ja koolitamisest, siis ma analüüsin andmeid. Nii et kui sellises töötoas oli, siis sai sellest ka natukene setti. Aga võt, ja rohkem ei räägid iseendast, sest aeg on armunud, tahaks minna teemade juurde. Otsige mind üles, viike mind, kus iganes keskkonnast te siis näete LinkedInis, olen ma võib-olla kõige aktiivsem suhtleja, kui mingisuguseid mõtteid on, küsige julgelt, et eelnevalt ka öelnud, et vastan, räägin kaasa, kui tean, oskan ja saan, et selles mõttes julgelt minust teadmisvahetus on hästi oluline. Et eelmises töötoas ma ütlesin ka, et kui on kogemusi või mingisuguseid praktikaid jagada, te ei satu kokku, ma arvan, väga tihti, et erinevad ülikoolid, erinevad inimesed, erinevad taustad,
see on väga väärtuslik, et jutustage võtke lihtsalt teineteis on löömist kinni, et mitte nagu töötoas, aga pärast töötama. Vot, aga mis me siis täna teeme? Täna me vaatame natukene visuaalidesse. Et meil on siuke võib-olla ajaraam, kus me siis üritasin ära mahutada 3 erinevat programmi, et me vaatame Whimsicali, kas Napkinit keegi juba kasutab aktiivselt. No sina ma tean, ma korra näitan Napkinit ka, kas siis demona või siis nagu keskkonnana, mis ta teha saab infograafikate osas. Ja Gamma, tõrgadega ise kasutab ka Gamma, mina olen kasutanud oma presentatsioonideks ja mina enda omaks ka. Et vaatame seal ka, kuigi ta on väga lai, mitmekesine keskkond, väga minu jaoks juba see PowerPoint on dinosaurused. Et mina sinna pole sisse vaadanud 2 aastat, ma arvan, PowerPointi teinud, et minu jaoks ikkagi esitlused õppetöös on üks oluline osa, märkimisväärne osa, et atraktiivsust kuulda. Ma võin tavaga jagada muga, kui sa tahad. Et jah, ühesõnaga, vaatame siis sinna sisse, mis me jõuame ja äkki jääb aega vabaks mikrofoniks, aga tehniliselt. Küsin kogu aeg jooksnud ka, et püüan olla teiega, kui läheb teema liiga pikaks, siis ütlen, et pärast seda töötuba võtame sõnasabalt kinni ja siis räägime siis edasi. Vot, promptide küsimuste tahvel, saite lahti. Lehekülg jääb siia ka igaks juhuks, et kui siis ei saanud. Ja siis see on selle jaoks, et me ei peaks kuskilt midagi maha pildistama, kleepima, kopeerima, tähendab midagi maha pildistama, saame kopeerida ja kleepida kohe otse siit töötahvlilt. Ja tegemist on siukse viimase ja kõige kuumema sõnaga nagu Google Drive. Ehk siis tegelikult on digitaalne tahvel, lihtsalt Google Drive'is on pandud teile lingid, et miks me selle panen või miks me seda koolitajatena kasutame. Sest mõnikord ma ütlen, et mine chat GPT-sse ja siis mõni tahab nagu koolituse raames osta veel kohe endale tasulise ka ja siis ostab ära ja mul on lingid siin ja siis tema läheb ikka Google'isse ja otsib ja siis ostab endale aastaks mingi hoopis chatboti või mis iganes asja kasutaja ja ei saagi selle tarkvarani, mida ta tegelikult tahtis osta. Et siis me oleme võtnud koolitajana selle suuna, et kõik lingid, mida me kasutame, on need. Et mõnikord on ikka nii, et tahaks nagu kuulsusest ja aust osa saada ja siis on väikese vihmaga lingi ja siis maksad mulle ära ja siis tegelikult ei saa seda, mida sa tahad saada. Et seda vältida, kasutage neid linke, mis on siia toodud on. Esituse slaidid on ka kohe siin, saate need endaga kaasa, mina neid maha ei võta, see sama tahvel jääb ka teile kasutamiseks, nii et saate siis toimetada. Ja täna siis, ühesõnaga, see oli see digitahvel. Jätke see lihtsalt avatuks, pärast tuleme siia tagasi. Täna siis vaatame erinevaid programme ja siis esimene, millesse me sisse vaatame, on voodiagrammid ja mõttekaardid. Et võib-olla oleks pidanud slaidi siia ette panema, et siis oleks nagu kohe saanud teist küsimusi küsida, et palju kasutavad üldse protsesside, ma ei tea, visualiseerimiseks, õppetöös, kasutad või ei kasuta? Millega sa teed neid diagramme või voodiagramme või mõttekaarte või midagi siukseid? Kunagi kasutasin erinevaid, aga nüüd on niimoodi, et on hästi kiire kuidagi, palju kiirem on nagu tavaliselt. Ma mõtlen lihtsalt mingi kännu lahti või nagu vaatan, siis muudan lihtsalt mingi faili. Et kunagi tegin ise. Ega chat-GPT-ga saab ka ju tegelikult joonistada neid voodiagramme ja asju, et mindmap, et see on võib-olla natuke segasemad, et sa pead nagu rohkem promptima ja olema detailsel konteksti loomisel, et saab ka kiiresti. Aga täna vaatame siis Whimsicali, et mis on siuke kiire võib-olla keskkond, kus luua, et Canvas on ikka natuke saa optimistis kastid ei tule kaasa, ei ole nagu need nooled ei tule kaasa ja nii edasi. Ja miks minu arust voodiagrammid head on ja mõttekaardid, et esiteks igasugune loengute planeerimine, et ise ka just eelmises töötoas rääkisin, tegime siis AI õpetamiseks materjale ja ise endale joonistasime ka tegelikult voodiagrammi, et siis või mõttekaardi tegelikult. Voodiagrammi tegime. Et okei, peatükk 1, mis teemad sinna alla haakub. Peatükk 2, mis teemad sinna alla haakuvad. Okei, mis nende teemade alla veel haakuvad, on ju. Et sellist struktuuri kätte saada tegelikult, et kuidas ma õpetan. Või et kas seda on mingi osa puudu. Et kui siin on väga palju materjale või õppe ja aine raames ka, et tihtilugu nagu võib-olla on mingi vahva valdkond juurde tulnud või võib-olla saab täiustada, et neid voodiagramme on hea nagu kustutada, redigeerida, editeerida, kõike seda poolt, et nagu oma mõtteid kuidagi struktureerida ja korrastada, siis minu arust on hea. Ja mõttekaardid minu arust on väga head asjad. Ma panin siia kirja ka, et mingi loengute planeerimine, kursuste ülesehituste kavandamine, et mingit uut kursust enda näiteks, mingit uut õppeainet hakata tegema, et siis see mõte nagu jada kuidagi saada siis kätte. Igasuguste
minust tore mõte on ka see, et õpilastele samamoodi, et mindmap teha hoopis näiteks sellest osas, et okei, alustame siit, need mõisted on selle teemaga seotud, mis alammõisted teemadega seotud on. Tead, mis asi on mindmap? Noh, et ta järjest läheb nagu, et sul on teema, siis sul on nagu öeldakse lapsevanem, siis sul on laps ja siis sul on lapselaps. Et noh, järjest kitsamaks see teema läheb. Kui ma täna kasutan seda, siis te teate, mis ma mõtlen, et järjest need teemad lähevad nagu kitsamaks omavahel. Et aga jah, selle jaoks just, et näiteks mingid mõisteid selgitada või mingid anda, et kuidas õpilane peaks näiteks ka idees mingit õppeainet läbima, et mingit voogu näidata, kuhu ja kuidas ta jõuab. Tagasiside andmine ka tegelikult, et kuidas sul läheb, mingisugused ära kaardistada, mis sa siis tegema pead, kui sa oled näiteks, ma ei tea, jõudnud siia keskele, ei ole kõike veel läbinud, on vaja veel abi, et kuhu pöörduda. Igasugused tegelikult sellised nagu eksamiteks kordimised ka õpilastele, et mingisugused lisamaterjali juurde anda. Et vaata tihti lugu, kui mingid ainet läbi teed, siis võib-olla mingi lükk jääb või kuskilt on mingi puudujäägid, et siis võib-olla struktureerida, anna neile. Kas te kõik need osad oled läbi käinud? Ei ole, näed, siin on hea see teekond sulle, et mine teile. Nii et igasuguste erinevate asjade jaoks kindlasti on veel viise, et milleks kasutada neid, lihtsalt peab ise loov olema selle koha peal. Ja kasutame siis sellist tööriista nagu Whimsical. Ja tema suudab siis kiiresti luua voodiagramme. On teine programm veel, äkki keegi on kasutanud Mermaid. Ei ole kuulnud. Mermaid on ka hea programm. Mermaidiga on ainult ka see jama, et nagu üpris targaks peale iseennast nagu nende võib-olla visuaalide ja disainide osas. Aga vot Mermaidiga oli nagu see lugu, et see on natukene kodeerimise poolt ka ikkagi teadma. Aga pole midagi hullu, saab hakkama, aga võtta tavakasutajale igapäevast, ma ei soovitaks lihtsalt, et see on. Et siis mulle tundub, et see Whimsical on nagu suke võib-olla kasutajasõbralikum või suke mõnusam interface või see väljanägemine on tal. Ja tema siis sobibki igasugusteks süstematiseerimiseks ja diagrammideks ja asjadeks. Nii et teeme siis nii, et ma näitan sulle kõigepealt ära selle keskkonna tutvustuse ja siis teeme seal harjutused kaasa. Et siis sa näed, mis seal sees üldse võimalik on ja selleks, et sa näeksid, mis seal sees võimalik on, tuleb sul tegelikult luua endale kasutaja. Ja vaata, nüüd lähedki sinna sellele tahvlile, mille me avasime ja siin on kohe esimene lehekülg on Whimsical, võtad selle lahti ja kui sul kasutajakontot ei ole, siis me siin kõrval piilusin ühe inimesega juba tegime siin töötoa alguses siis kenasti selle kaasa, et lähed sinna keskkonda, vajutad siis sign in või sign up või mis seal üleval paremal nurgas on, sul näidata ei saa seda, et mul on kasutajakonto juba loodud, aga ma saan kõigi juurde tulla ja kaasas käia. Üleval paremal nurgast peaks olema siis sign up või sign in ja siis sa saad seal oma kas work account'iga minna sisse või siis Google account'iga ka, vaata seal on all, et Google'iga näiteks siduda. Et võid sisse minna sellega. Kas keegi on küsimusi sisse logiseadus? Siis ta küsib, kui sa lähed sisse, ta küsib sult ilmselt kas asutuse nime või midagi või mingit workspace'i nime, et sa võid workspace'iks panna ka isiklik näiteks, ei pea panema oma asutuse oma, et võid lihtsalt isiklik panna. Et workspace on selline asi, mida te siin üleval nurgas näed, minu puhul ka näete, et templer, sa tahad mitu erinevat workspace'i luua. Ehk siis sul oleks nagu kaust sisuliselt, et näed, see on sinu organisatsiooni kaust, see on isiklik kaust, võib-olla töötad mitmes erinevas organisatsioonis, erinevad organisatsioonide asjad, oleks ju ilus struktuur. Kas jõudsite sisse? Super, väga hea, väga kiire. No aga siis ma korra, ma tean, et tahaks juba käed sügelevad, tahaks proovida, mis seal teha saab. Ma näitan paar sukest võib-olla baasasja ära ja ega ma jätangi teile pärast selle nagu niimoodi läbi närimiseks, et lihtsalt hea keskkond. Et mis siin teha siis saab? Siin on selles mõttes hästi, paned create new näiteks ja siis sul tuleb siuke koht nagu board. Tuleb. Create new üleval vasakul, vaata kohe sinu workspace'i all. Ja. Paned create new ja siis sa saad tegelikult luua siin tahvleid, dokumente, erinevaid projekte. Näiteks kui sul on mitu meeskonnaliiget, saad kutsuda siia alla, et erinevaid kasutajaid. Et mina näiteks olengi Kristina ja Jarmoga ka siis ühendatud, et siin mingeid asju teeme, siis saame koos näiteks teha. Nii et see, aga meie võtame selle boardi ehk siis natuke siukese tavalise tahvli sisuliselt, Ja mis siin siis vaadata, eks ta hakkab ise ka teid õpetama, aga võib-olla kõige olulisemad asjad näitan ära. Tahtis keegi küsida? Ei? Okei. Ülevalt alla jookseb teil tööriist. Tööriistariba. Ja siin ongi see, et esimeses, ma istun siis, ma ei pea siin niimoodi kummuli olema, et siis saate, loodan, et minu tagant näete ka kenasti. Siis saadki luua, et kui sa hakkad mingisuguseid voodiagramme looma, siis need kastikesed on ju, et ma ei tea, ühitad üles mingit struktuuri, midagi, siis shapes.
ja siis saadki igasuguste toredate kujudega neid teha, et kas, ma ei tea, ring või diagonaal või mis sul siin on, ruutromb, ristkülik ja nii edasi, kolmnurk on ju. Et saad kõiki neid asju siia positsioneerida. Üks klikivajutus ja teine. Mis sellega on hea, on see, et sa saad siis seda veel niimoodi vedida, et nad on nagu vektorites on ju, et sa saad nende suurusi, vaata nende suurused muutuvad interaktiivselt kohe kaasa nendel erinevatel kujunditel. Mis siis veel nende kujundite osas? Kas sa näed, kujunditel on kaasas siukesed väikesed nagu sarvekesed paremale vasakule alla? Vot need on need kohad, kus sa saad nüüd seoseid hakata looma. Et sina ütlesid, et sa Canvas teed, vahepeal nokid ümber mingisuguseid asju. No pane 2 kujundit endale ja vajuta siis selle seose peale. Või siis näed, vajuta alla nuppu, ta tekitab kohe sulle kasti ja kohe seose. Hästi lihtne, hästi kiire seoseid luua. Kõmm. Ja sisuliselt, mis sa veel teha saad, muidu see hiirega on nagu see tööriist, mis sulle erinevaid siis kujundeid ja neid nooli asju annab, on ju. Kui sa siin võtad selle käekujundi, siis sa saad all paremas nurgas on see käekujund, on ju, et kas hiirega siis saad valida erinevaid tööriistu või käsi, käega saad siis erinevaid neid asju liigutada, on ju. Et siis lihtsalt igaks juhuks see ka. Aga mis sa ütlesid, et need Canvas on hästi tobe see, et need asjad ei liigu kaasa. Et vaata, siin on nagu selles mõttes seotud nad, on ju. Et nii, kui sa hakkad midagi kuhugi suunas tahad liigutada, vaatad, oi, siit jäi midagi puudu, et siis ta ei ühenda lahti neid noolekesi. Et nad on üks tervik tegelikult, et see on hästi kiire ja mugav minu arust selle koha pealt. Ja mis siis nende nooltega näiteks teha saad, et nii kui sa selle noole peale klikid, sa saad suunda vahetada siin, et kas kumba pidi on ju, et temba kumba pidi või lülitad sisse, et mõlemale poole on näiteks noor, et protsess on mõlemat pidi. Noh, ja siis kõik need tavalised asjad, mida ma üle ei käi, me ei hakka, saad teksti lisada, saad värvi muuta, saad teha erinevad siis joone paksused ja pikkused ja kõik muud on ju. Need lõpus on siin, et saad kommentaare jätta oma meeskonna liikmetele, kui sa siin kohas protsessis tahad, et nad midagi muudaks. Ja kastidega sama asi on ju. Et igasuguseid kujundite asju saad siin muuta, et noh, ma ei tea, teen siin hoopis teistsuguseks ja teen hoopis teist värvi ja ilma raamita, ilma taustata, et kõik need asjad on hästi kiired ja saad rotate'ida ka või pöörata siis on ju, et tulevad kaasa need nooled. Et see on niisugused nagu baasasjad võib-olla, mida lihtsalt näidata, et hästi lihtne, hästi mugav. Saad sticky note panna siia, ehk siis tegelikult saad luua ka mingisugust näiteks voogu või noh, et sul on mingi märge vaja siia juurde panna näiteks, et siis saad kastikese juurde panna ja siis kirjutada, et siia tuleb, ma ei tea, protsessi lõik 1 on ju, et noh, midagi sihukest kellegi jaoks ja näed, et kes kirjutanud ka on. Teksti saad kasti sisse ka tegelikult panna, et öeldagi, et see on näiteks objekt 1 ja veel sa saad siia ka tegelikult lingi juurde panna, et kui sul on vaja midagi vaata interaktiivset, et on vaja sellelt pääseda kuhugile, siis vajutad siia ja lisad siis urli on ju. Näiteks. Ja siis ta viib selle urli ka siia sisse. Noh, nüüd peaks seda objekti lihtsalt natuke või seda siis natuke suurendama või vähendama või kuidagi ilusti disainima ka. Et võt, sellised toredad nagu nipikesed võib-olla. Tahtsid küsida? Leidsid? Okei. Mis siin veel on toredat, et ma ei tea, kas keegi mingi prototüüpe ka mõnikord laseb teha õpilastele? Me ei lase. Siis ma ei pea näitama vist. Aga sisuliselt on siin võimalik, näed, võtad aga järgmise selle ala, kus on siis wireframe'id või siis raamid ja siit sa saad näiteks, kui sa tahad mingit asja kujundada, et ma ei tea, iPhone'ile näiteks lasta õpilastel siin, noh, praegu siia peale. No panen natuke alla. No ma ei tea, et no ta mul sidus muidugi sellega kohe ära, tõstan natuke enda seda. Ma kasutan üldiselt seda sama boardi lihtsalt näitamiseks, siis on nagu mugavam. Nii. Võtsin siit ja vaata, siin on igasugused, saad valida, kas siis käega ta ei tee, läheb noolega. Igasugused wireframe'id, et näiteks võtan siit iPhone'i ja nüüd tõstan ta siia ja nüüd saan siia sisse hakata ehitama, näed, panen siia keyboardi juurde või siis ma ei tea, panen siia mingisuguse kas niipidi või on landscape'is see iPhone, et saad erinevad pidi teda siis pöörata näiteks ja saad siia sisse hakata ehitama mingit prototüüpi sisuliselt, on ju. Et kui lased õpilastel mingit võib-olla idee asja kujundada või sinu töötoa või mis iganes õppeaine raames, ta peab mingi visuaalse materjali näiteks tegema, et kuidas see hoopis mobiilis välja näeb. Et lihtsalt ära näidata, et ega see ei olnud see eesmärk täna. Aga siin on jah, siis hakkavad tulema erinevad toredad asjad.
mille poole me täna rohkem liigume, ehk siis ongi mindmapid, et siin jälle ma ise unustan ka kogu aeg ära, et tegelikult tuleb see käsi ära vahetada selle noole vastu, et siis sa saad vajutada neid erinevaid toredaid teemasid. Ja mindmap, et kui enne said siis neid struktuure luua, siis mindmapiga on täpselt samamoodi mindmapi klikk. Nii, nüüd ma tegin, siin on see, ma ei tea, vanem, nagu ma ütlesin, on ju. Nii, siis ma loon talle järgmise seose, see on laps. Ja siis ma soon järgmise seose, see on lapse laps näiteks on ju. Et see oli see jadavata loogikas, mis ma enne rääkisin, et väiksemast suuremaks või suuremast väiksemaks. Ja siis siin samamoodi kõik need samad tööriistad, kas teksti saad luua, on ju, saad, ma ei tea, panna siin, et boldis või nii edasi, et kuidas need kastikesed välja näevad, kuidas seosed välja näevad, kas nad on ülevalt alla või paremalt vasakule või et igasuguseid siukseid asju saad siia veel juurde lisada, et siin on ka laps näiteks on ju ja siia panen veel juurde lapse laps, et ja järjest näed siia lapse alla tuleb veel üks lapse laps. Ühesõnaga, näed, vot niimoodi ta toimib, et siit suurendada, vähendada ka, et siis neid erinevaid mõttekaarte siis ehitada. Ma ei taha teile seda väga lõpuni välja niimoodi tükkideks närida, sest mul on teile tegelikult üks nipp pigem kaasa anda, kuidas seda paremini teha. Vot. Ja sellepärast ma lähen siis harjutuse juurde, mis natukene nõuab seda, et me tegelikult, siin on erinevaid asju veel, igasugused konnektorid, need on need jooned, on ju, tekstid ja muud asjad ka. Aga mine nüüd korra sina ChatGPT-sse või mõnda muusse vestlusrobotit, võib-olla sa kasutad Gemini'd, võib-olla sa kasutad Claude'i, võib-olla sa kasutad Copilotit, et mis iganes on sinu see lemmik või siis sinu tööriist, siis me teeme sellise harjutuse, et me kõigepealt läheme sinna vestlusrobotisse, siis sealt saame välja ühe väljundi ja siis selle väljundi koodina tõstame tegelikult hoopis sinna Whimsicali ja nii me saame palju parema ja ägedama kui see, et ükshaaval nokkida. Võib ükshaaval nokkida ka, nii nagu ma näitasin sulle siin, mida saab kõike teha. Aga meil aeg on raha või siis, ma ei tea, säästetud aeg on vaba aeg, nii et tasub siis natuke lihtsalt loovalt kaasa mõelda. Lähme siis ChatGPT-sse või mõnda vestlusrobotisse ja nüüd võtagi see esimene harjutus siin sellelt töölehelt, ava ChatGPT ja ütle talle samm 1 kõigepealt. Ma ei tea, oled õpidisainer, 10+ aastat kogemusega ja uute õppeprogrammide loomisel, loo kursus. Mina olen siia pannud oma kursuse jutumärkidesse. Sina võid panna jälle iseenda kursuse, iseenda mingisuguse proovi sinna teha. Ja ütled talle, et loo nüüd see struktuurne ülesehitus, et kuidas sa voodiagrammi nagu päriselt ütleksid mulle, et struktuuris välja võiks näha. See on samm 1. Jälle, sina võid muuta seda, on ju, et lähed ChatGPT-sse, uus aken lahti, esimene samm sisse, enter ja nüüd ta peaks hakkama sulle looma. Struktuuri. Näed, hakkab ütlema kursuse ülesehitus, sissejuhatus, mingid AI alused, mudelitest räägime siin, tööriistadest, praktilistest töötubadest, eetikast, ohutusest, rakendamisest erinevates valdkondades ja nii edasi. Et need võiks olla siis need kursuse sisud, mida ma siis hakkan nagu ellu viima. Okei, super, tore. Nüüd sa võid siin ise editeerida, muuta, peegeldada, reflekteerida, ütelda talle seda, mis ma eelmises töötoas juba õpetasin, et analüüsi kriitiliselt oma väljundit, tee ettepanekud muudatusteks ja rakenda need uue väljundina. Sisuliselt, kes kuulis eelmine kord, ma kordan lihtsalt üle, et pange ta kriitiliselt ise oma seda väljundit analüüsima ja siis, kui ta toob teile, et mis seal valesti läks või võiks paremini olla, ütlete, et vot nüüd realiseeri ka kõik need muudatused. Sa ei pea nii kirjutama, nagu mina kirjutasin, lihtsalt ütle talle, et analüüsi, ole kriitiline ja tee muudatusettepanekud ja siis ütled, et okei, vii need ellu ka. Et lihtsalt lased tal iseenda selle tegevuse üle vaadata. Parendusettepanekud ja nüüd ta siis parandas selle struktuuri ära ka. Väga hästi, me läheme sammu 2 juurde. Ja nüüd on see koht, kus lihtsalt natukene selgitada. Ja ma ütlesin teile ka, et Mermaid on selline teine programm, mida ma soovitan siis ka kasutada, et võite ka seda uurida, kuigi kui tahate kasutada lihtsa ja sõbralikumat, siis Whimsical on võib-olla nagu esimene valik. Ja miks ma seda kasutan siin, sest Mermaidist ta teab, et Mermaidist taga on tegelikult taustal nagu kood jookseb, on ju, või ta on struktureerib teistmoodi. Ja sellepärast ma ütlen talle, et ta ei tea Whimsicali. Ta arvab, et Whimsicali joonistab, et saab käsiks ka joonistada, miks ma sulle peaks mingi koodi andma. Ja siis ma ütlen talle, et see on väike nii. Loo eelneva ülesehituse kohta flowchart, ehk siis see voodiagramm, struktuur Mermaidi programmi jaoks. Ja siis ta teeb sulle koodi valmis.
et nagu täna koodi kirjutada on ju suhteliselt lihtne vestlusrobotite ja muude toredate asjadega. Kas sa oled koodi valmis saanud juba? Võtsid kaasa siit? Kopeeri. Ja nüüd paned enter, loo siis kenasti see ülesehitus siin ja nüüd ta teeb sulle siukse koodi. Tegi? Ja kui sa korra siia sisse vaatad, noh tegelikult see on nagu selles mõttes lihtne asi, et ta näitab sulle seoseid siin, on ju. Vaata, ta lõi sulle siia struktuuri, ütles, et mis need osad, inimkeeli me saame siin nagu visuaalselt paremini aru, on ju, et mis need osad on. Aga siin ta siis paneb nagu sellele programmile söödavasse keelde, ütlebki, et näe, A on sissejuhatus, vot sellega käib kaasas, B käib, vot B alla käivad need teemad, C alla need, D alla need, ehk siis ta tegelikult seda struktuuri paneb siis nagu sellesse söödavasse keelde sellele programmile ja sinul pole muud midagi teha või kui vajutada siit kopeeri. Paremalt nurgast kopeeri, said? Väga hea. Nüüd lähed, ei teinud koodi või? Ei, ta ei teinud, ma olen Copilot'is. Copilot'iga jah, mine ChatGPT-sse tagasi, sest seal ta peaks sulle tegema, et sa jäid enne. Aga see on teksti väljund, vaata, et seda ta peaks sul tegema. Enne me toimetasime andmetega ja failidega ja see oli lihtsalt piiratud sul, on ju, et siis sellepärast sa läksid Copilot'isse. Aga nüüd, kui sa ChatGPT-st võtsid kopeeri, siis lähed uuesti tagasi siia sellesse kenasse Whimsicali programmi, mis sul on. Ja nüüd on nii, et tegelikult ega sul muud teha pole vaja, kui sa ütled Ctrl-V. Põmm. Tuli? Lähed lihtsalt aktiivseks, teed selle keskkonna, kus me enne just joonistasime või neid asju näitasin. Ja nüüd ütled Ctrl-V. Tegi sulle? Ei teinud? No, nüüd tegi. Märgid ära selle halli ala, on ju? Mäletad? See hall ala, kus me just siin positsioneerisime ennast. No, natuke tõmban siit. Vajutate siia, vaata, et sul oleks nooleke ka sees, on ju, ja Ctrl-V. Tegi, ei teinud? Tegi, aga mitte nii jõudnud. Nii lõsut ei teinud, aga võib-olla see nagu tasub üle vaadata see kood ka, mis ta sulle kirjutas. Et võib-olla seal mõnikord näiteks on segadus. Või siis on ka see, et tegelikult nüüd sa saad siin hakata redigeerima. Et aga vaata, kui suur töö sulle on tehtud. Sul on raamistik loodud, sul on enam-vähem sammu loodud. Nii, tulen teie juurde, said ei saa? Nii, kas sa koodi võtsid? Ctrl-V. Võta uuesti kood, kus su kood on? Ta on nüüd koht, kus Liina teeb lõi. Nii, mine uuesti sinna. Ma näitan sulle siis teise koha. Paned siia, flowchart, paned siia Ctrl-V ja proovid vaadata, kas ta siit loob. Nii, nüüd ta peaks mõtlema hakkama, nüüd ta peaks looma sulle. Kas kellegi veel looma? Ma näitan teile teise koha veel, et see on lihtsalt see kiirkäsk, et kuidas saab kiiresti luua. Ma näitan sulle siin, vaata. See on siuke tore, võib-olla sul kohe ei nähe seda aknast, siis scrolli natuke allapoole on siuke tähekesed, generate with AI. Näed, siukesed tähekesed on sul tööristaribal. Vajuta see lahti. Ja siin on selline koht nagu flowchart. On. Vot, mine sinna kasti, pane Command-V või Ctrl-V ja pane generate. Allroheline kast. Lõi? Ja ma tulen su juurde. Kas need, kes ei saanud enne, nüüd sai? Ja, siin võtsigi, et scrolli allapoole. Vaata, ma ei pane alati siin nool. Sul on käsi, vaata, seda võiksid ka. Näed, nii. Ja, no selles üldse. Valid siit. Flowchart. Ja nüüd saab. Kas keegi veel jäi maha? Mina jäin täis, siis ma läksin vahepeal ChatGPT-st. Said ChatGPT-st koodi kätte? No, seda ma tegin. Mida nüüd sinna Whimsicali? Ja. Nii, nüüd tee siin aktiivseks. Ahah, sul on mindmap vaata peal praegu, oota. Pane siit välja. Ja nüüd paned kas Ctrl-V. Nii. Kui te sellega ei tee, siis lähed siia, vaata. Ja tööriistaribal mõnikord pead scrollima allapoole, siis ilmub see tähekeste asi. Ja nüüd paned, jah. Kas keegi veel ei saa? Ja nüüd need, kes teised ootavad, need nii kaua teevad modifikatsioone seal oma sellest flowchartist. Nii. Ja sellepärast, et sa valisid mindmapi. Et kui sa siia läksid siia ja siit valid flowcharti
nii, vot, nüüd paned kontrolli. Nüüd koodi osa ja paned, et minu ette või paned siia kreit. Aga ta ei võta, ta peaks nagu kõik kaasa võtma. Mis mõttes kõik? Nii, ja nüüd tegi on ju. Mis mõttes kõik? Koodil on täielikult. Ja ta peaks koos võtma tegelikult. Kui sa paned siia kopi, siis ta peaks teada seda. Aga ta asemel ta pani mulle F-i ja F-i jättis sinna kust üldse ära. Et tegelikult tal on siin olemas nii Aga pane uuesti. Vaata, sul võivad olla ka mingid asjad nagu segased, et sa pead alati kontrollima selle koodi tegelikult üles, et mis sul siia sisse sai, on ju. Ja siis proovi nüüd uuesti. Aga mis nüüd võib segada selle koodi juures? Näiteks igasugused need tähemärgid, mis siin on. Proteinid näiteks asjad võivad teda segada selle koodi juures. Selle asemel peaks olema. Et selle asemel koodis midagi teada. Jaa, sa võidki talle öelda näiteks, et sa võid talle uuesti öelda, et ole hea, parem kood paremasse näiteks. Selgemasse, lihtsamasse, konkreetsemasse. Et see on järgmine siis, proovi. Et proovi see chati aknas luua talle uuesti. Ja siit alati siis flowchart ja siis siia. Ja siin saad ka redigeerida näiteks. Kas kellegi oli veel küsimusi? Taganurgas. Kui tulen, siis on edasi. Nii. Sa ei leidnud seda kohta ülesse siit? Vaata, kui sa eksisid oli allapoole, siis tuleb siit. Ja siin on flowchart ja siis see. Ma kaotasin lihtsalt vaata. Sellepärast, et see ilmselt, näe, sul on siin project'id all ja kas siis untitled äkki teeb äkki. Või siis veel midagi muud. See, jah. Pange alati nimed ka, kui te tahate, et siin tekivad teile need, vaata, need vanem ja untitled ja mingid testid, et te võite alati nimetada nad seal ümber ka. No nii, kas nüüd on kõigil kiire flowchart olemas? Ja, okei. Et jah, see on see üks koht, et generate with AI ja selle juurde me tuleme tagasi, sest mindmap'ade Ctrl-V-ga ei tee tihtilugu. Aga siis sa saad siin valida, nagu sa nägid, sul olid juba erinevad asjad, et mindmap ja sticky notes ja erinevad need sequence diagram, mis ta siin nagu korduv või jah. Ühesõnaga, tasub siis valida õige väljund siit. No kuidas tundus, kas oli nagu mugav teha või? Jaa, lihtne, kiire, editeerida, tuled siia, vaatad, midagi on valesti, okei, ongi see F-täht seal või need tärnid või asjad, aga noh, ma ütleks, et aja sääst ikkagi, et redigeerid siin ära ja siis, kuidas sa siit väljundi saad, on ju, või kuidas sa siis märgistad ära näiteks niimoodi, et võtad selle käe, märgistad ta ära, vaata korra, võtan käe maha, lihtsalt need ekraani suurused on erinevad ja kui sa tahad teda ära märgistada, siis vead talle kasti ümber, on ju. On ju, nii ja siis tuleb 3 tärni nupp siia. Kui sa 3 tärni nupu peale seal vajutad, ma ootan kaasa, sa paned ta natuke väiksemaks siit, on ju. Et vaata, mul on ka 33% peal ja kui väga suur flowchart on, see on hästi keeruline märgistada, siis lihtsalt vead kasti ümber talle hiirekesega. Ja siis 3 tärni peale ja 3 tärni pealt saad siis kopeerida otse teda kuskile või siis peaksid saama ka, või ei saa, lihtsalt ongi kopiga. Et minust sai salvestada ka tegelikult ja saate lokkida ka, et siis mingi osad ei, näe, save as default style. See on style, vabandust. Siis on lihtsalt kopiga. Siis oli kopiga see flowchart, et vist mindmap'i sai äkki save idega. Aga sisuliselt saate siis panna kuskile endale, noh, mul siin tuleb Excel lahti, aga proovi korra, kas sa Wordi näiteks saad lahti või midagi sellist või mingisuguse, noh, ma ei tea, kuhu iganes presentatsiooni sul on vaja panna, raportisse vaja panna, et mingisugusesse tekstilisse asja näiteks vaja panna, tule siis kohe õige asi lahti, et siis proovi, kas sa saad. Ülemalt alla ja igatpidi tehtada. Vaata, kui sa tahad teda koos loksut või nagu sa saad ära märkida näiteks ta, kui sa ei taha teda muuta või sa tahad, et ta kindlasti oleks paigal, siis vajuta siit, vaata lokk, on ju, näed, et siis ta hoiab ta nagu kindlana ühtemoodi vaata paigal, kui sa teda liigutad, on ju, et kui sa ta unlockid jälle, siis näiteks sa saad teha niimoodi, et sa saad siin, noh, see oli kõikide muutmine, aga sa saad siin erinevaid vaata osasi hakata liigutama, on ju, ja siis need nooled tulevad kaasa vastavalt sellele, kuidas sa liigutad. Aga kui sa vertikaali tahad saada, siis on jälle see, et vaata, märgistad ära ta, on ju, ja siis peaks ilmuma sinna nupp või siis ma kirjutaks juba sellesse prompti teistmoodi sisse. Et siis sa saad juba algse tulemuse teistmoodi. Näed, siin need on need alignmentid, et näed, vaata, sa saad nii, teisipidi,
sa saad kinni lahti teda editeerida, on ju, et no nüüd ma vajutasin mitu nuppu korraga, palun vabandust. Ctrl-Z-iga tagasi. Et nii, näed, siin saad lainida teda nagu ühtepidi, teisipidi. Siis ma promptiks teisipidi. Ja, siis ma juba promptiks, sest siis sa pead lihtsalt hakkama väga palju käsitööd tegema. Et kui sul on väga suur chart, kui sul ei ole suur chart, siis peaks saama ka ühe nupuga ta tegelikult teisipidi group, vaatame. Ja ungroup ei ole, jah. Jah, et siis ta ei tee sul lihtsalt õigesti, et siis ma juba loogikana esimese otsa teeksin õiget pidi. Vot, okei, ma liigun edasi. Kas võib? Lähme mõttekaardi juurde ja mõttekaardiga sisuliselt täpselt samamoodi. Aga mõttekaardi mõte on see siis, et mitte nagu seda struktuuri anda edasi, vaid nagu sa nägid, on ju anda mingisugust jada või loogikat edasi. Ja minust nagu ongi igasugused mõisted, mingisugused, et seal ei teki vaata seda seost. Et kui sellel voodiagrammil sa saad seoseid luua erinevate kastikaste vahel edasi, tagasi, mõlemat pidi ja nii edasi, siis mindmap on nagu ainult vaata läheb järjest suuremast üksusest väiksemasse üksusesse, on ju. Et mindmapi siis kasutage vastavalt selliselt. Ja mindmapi puhul sama loogika, võtame siis uue vestlusakna, et proovime talle siis sisse sööta sellise ühe teema ja mina ütlesin talle, et nüüd sa oled õppejõud tehisintellekti valdkonnas, andsin talle rolli, ütlesin, et sinu kuulajateks on bakalaureuse esimese aasta tudengid ja tahangi, et sa õpetaksid või noh, et meie õpetame siis koos seda generatiivsete AI alused ja pane kokku mõttekaart siis üliõpilaste jaoks, et nad saaksid aru mõistetest ja nendevahelistest seostest antud aine kontekstis. Jälle, sa võid kopeerida ja muuta ise ära vastavalt enda õppeaine raames, need kõik siin ei pea õpetama seda generatiivset AI-d ja ei pea kuulajateks olema bakalaureuse esimese aasta tudengid, on ju. Et muuda natukene. Kas läksid teele? Võta esimene samm kaasa. Ja mine siis vestluse. Mis mõttes? Kas mõttekaarti ennast oleks mõistlik küsida või? Siin selles sammus küsi mõisteid. Noh, nagu selles mõttes, et selle ainega seotud mõisteid. Sest siis ta toob sulle selle jada välja, kui sa kasutad praegu mõttekaarti, on ju. Et selle mõttekaardi loogika ta paneb ise sulle praegu paika. Et siin sa saaksid nagu pigem fokusseerida mõistetele, et mis mõisted üldse on. Siis sa võid, kui sa teise sammuna tahad, sa võid ka teha niimoodi. Kõigepealt küsid üldse mõisteid, siis ütled, et pane nad struktuuri ja kolmanda sammuna ütled üldse, et loo mulle see nagu kood sinna, on ju. Vot, et võid ise proovida. Ma ütlen, eelmine kord ma ütlesin ka, et ei ole mina kõige targem. See tulebki tööprotsessi ja katsetamise käigus. Tuleb lihtsalt testida ja veel kord testida neid asju. No vot, sul on väga igav, sest sul ei ole arvutit. No jumal Saab kaugusesse vaadata, on ju. Väga õige. Okei, aga siin siis lihtsalt testin, et nagu ma ütlesin, see on lihtsalt testimiseks, et me saaks mingi materjali kätte. Loob ta sulle siis mingisugused mõtted ja loob ta sulle siis mingisugused mõisted siia. Generatiivne AI, masinõppe, süvaõppe, generatiivsed mudelid loob siia, suured keelemudelid. Ma ei tea, millegipärast ta paneb see treeningandmed siia mõistena. No võib-olla võiks ta olla, et me teaks, kuidas siis treeningandmeid kasutatakse ja mismoodi treenitakse üldse. Ja nii edasi. No ma natuke tegelikult tahaks siin redigeerida. Ma ütleks, et see väljund ei ole see, mida ma päris täpselt ootan, on ju, aga ma praegu hetkel aja mõttes ei redigeeri, et ma pigem hoian ta seal väljundi selline, nagu ta on. Ja nüüd ütlen järgmine samm, juba tuttav sinu jaoks. Jälle ütlen, loo see mõttekaardi struktuur Mermindi programmi jaoks, on ju. Täpselt sama loogika, täpselt sama nipp. Võtad aga Ctrl-Copiga kaasa ja saite koodi. Nii. Ja võt nüüd on see, et Ctrl-V-ga ei toimi üldiselt see mõttekaardi struktuur. Kas teil toimis? Proovisite? Et ta teeb mõttekaardi asemel sulle struktureeritud flowcharti üldiselt, kui see Ctrl-V-ga. Ei, ta pani pildi. Ta pani pildi üldse või? No vot, et üldiselt Ctrl-V-ga mõttekaart ei toimi. Ta ei saa väga hästi aru, et see on nagu, mis jada see on. Et kui sa flowcharti teed ja Ctrl-V-ga paned, siis ta toimib, aga noh, igal lapsel ongi mingisugused arenguvead ka küljes, et ta peab nendest läbi kasvama, nagu öeldakse. Nii et siin kasuta just seda AI nuppu, seda sama, mis te enne ei leidnud, et scrollige vaata, siis jõuate selle Generate with AI ja siis siin on vaata kolmas auto, flowchart või mindmap, vali siit mindmap ja vaata, kas ta, okei, mul jäi kood tegemata, palu vabandust, koodi pidid ka kopeerima, on ju, ma juba tahtsin selle sammu vahele jätta, et võtad siit koodi kaasa ja nüüd lähed siia sellesse kenasse rohelisse kastikesse, Ctrl-V ja Create. Nii,
kuna me oleme ühes töötabelis, siis võta käsi ja natuke liiguta, et kuhu ta sul siis selle paneb ja natuke suuremaks teen ka. Aha, mul tegi eile sama asja, see on jälle hea, et mõnikord on näha, et alati kõik asjad ühega esimese korraga ei toimi. Minul tegi inglise keelse, kellel tegi eesti keelse? Segakeelse. Ja mul eile tegi ka inglise keelse, siis ma ütlesin, et panen eesti keelt ja tegelikult uuesti promptis talle ja siis proovisin lihtsalt kontrolliga uuesti ja siis ta tegi. Et jälle, asjad ongi mõnikord ebaühtlased, eriti sellised töölised, mis tegelikult toimetavadki nagu taustana, et me peame olema see kontrollfunktsioon, tore on lihtsalt näidata seda mõnikord, et ei lähe alati nii nagu tahad. Väike korrektuur ja usun, et ta teeb need mõisted sulle siia kenasti ümber ka, et võib proovida. Ctrl-V-ga tegi ta mulle selle lihtsalt näed juhendi, et kui ma proovisin praegu panna, et mis ta siis teeb. Et aga võib-olla lihtsalt uuesti välja promptida ja siis teha. Kuidas mindmap meeldib? Ilus värviline arusaadav. Mindmapi puhul on see, et kui sa ta ära muudad, on ju, et siis vaata, siin on need, või mitte muudad, vaid märgid. Siin on sellised kohad mindmapil, nagu vaata, need on need kollapsnupud, et kui sa tahad näidata, kui sul on mitu haru näiteks ja sa ei taha mingeid harusi näidata või tahad peita, et siis sa saad need kinni ka klikkida siit, et see on võib-olla üks koht lihtsalt. Ja mindmapis on nüüd hästi lihtne, mis sina enne küsisid seda struktuuri muuta. Vaata, siin saad nagu kohe panna ühtepidi ja panna teisipidi. Et seal lihtsalt oli hästi palju harusi, hästi palju neid seoseid, et seal kohe vaata ei saanud, on ju. Võib-olla kui sa peateema ära märgid näiteks ja siis ta viskab sulle, aga ma ei ole kindel. Ma ikkagi arvan, et sa promptis peaksid looma teisipidi. Nii et võt, need on niisugused 2 kiiret asja, mida lihtsalt näidata, et ma ei tea, kui palju ja kas sa oma töös saad kasutada, aga ma loodan, et sa saad kasutada. Et niisugused harjutused ülesanded. Kuidas tundusid? Väga hästi. Okei, tahaks küsida? Ja, küsi. Milline valik? See aruvanika, see siis. Siis ta peab peakasti vaata ära märkima ja siis peakastiga sa saad liigutada, siis ta aldub nagu sellele peateemale. Muusika peale või tõsta palju väikse šupi sellest. Ja siis peaks vaata, kui sa peistid juba sinna kasti, siis võiks üle käia seal kastis ja ise paremaks. See on lihtsalt. See ei ole kood. Kuidas seda sisse vaadata? See on tegelikult, kui sa mõtled, seda ei ole kood, ta on tegelikult struktuur, on ju. Ta on lihtsalt pandud nagu see ilusti struktureeritud kirja sulle. Ta ei ole kood. Ta on tegelikult loogika jada seal, mida ta näitab. Et see näide, miks ma ütlesin teile, et kasutage ChatGPT-t, ei pea kasutama. Te võite tulla siia, sellesse keskkonda, teha lahti oma selle Create with AI kasti. Ja te võite siia sellesse kasti ka tegelikult ise panna teksti. Mina lihtsalt mõtlesin, et ma näitan teile, et tegelikult saab mõnikord niipidi ja naapidi, on ju. Te võite siia ise ka tegelikult ju kirjeldama, et te ei pea kasutama seda esiotsa jada. Siis mõnikord on see, et teil on mingid dokumendid või failid, uploadid selle näiteks AI teeb sellest analüüsi ja siis teeb selle mindmapi. Kuidas mindmappe, kes Notebook LM-i kasutab? Kasutab keegi? Notebook LM-il on nüüd olemas funktsionaalsus mindmap ka, mõttekaart. Tead? Vot. Et Notebook LM on selline, et väga tänuväärt, kui te õpetajatena ei kasuta, siis te olete paljust ilma jäänud. Et Notebook LM-il on tegelikult selline tore asi nagu mõttekaart siin all. Et sa paned oma PDF-i või mingi faili üles, mis iganes või video, mille kohta sa tahad seda kiiret kokkuvõtet saada, millega sa tahad chattida. See on faktipõhine nüüd, on ju, kui eelmises töötoas me rääkisime faktidest, siis tema viitab siin, on ju. Ja näed, siin on selline ühe klikiga mõttekaart ja tema teeb siis sinu faili pinnalt. Sa ei saa siin ise redigeerida, aga see sisend, mis sa talle siin annad, selle pinnalt teeb kohe automaatselt sisuliselt ühe klikiga on ju mõttekaardi. Näe, põmm. Aga seda sa ei saa editeerida. Põmm. Põmm. Ja siit sa saad selle ka alla laadida. Seda ma näitama ei pidanud, aga see on ekstra väike tšuke suts teile, et mida sisse vaadata, et Notebook LM-i tasub kasutada, eriti kui sa pead olema kursis näiteks, ma ei tea, minul AI maailmas igasugused toredad uudised ja raportid, mis tulevad, et kiiresti on vaja mingit infot, et mis, kus, kuidas, et siis siia sisse chatid selle oma siis selle raportiga või andmetega, et kui sul on vaja faktipõhiselt, siis sa saad. Tahtsid? Kas võib usaldada, palju dokumendi või mingi raport, mis on oluline, tikub oleks ja... Mis sa mõtled usalduse all? Küsimuste osas vaata. See Notebook LM on nagu märkmik, millega sa saad chattida oma konkreetse failiga. Tema ei lähe ja ei kolista sulle ja otsi uut infot, kui sa just ei ole siia mitmeid erinevaid faile pannud. Ja tema on faktipõhine selles mõttes, et vaata usaldusväärsus. Ma küsin, kas see vastab sinule.
et ta ütleb sulle, et näete usaldus ja eelised, et siin on see on KPMG raport, mis ta tegi Eesti kohta AI kasutuse osas ja siin ta viitab, näed, vajutan ühe peale, ta näitab sulle, kus ta selle info võttis. Et ta alati märgib ära selle koha, et selles mõttes ma ütleks, et ta on usaldusväärne, ta ei genereeri sulle ise infot väljaspoolt konteksti. Ja selle infoga töötab niimoodi, et ta ei genereeri väljaspoolt, aga ta ise ütleme... Failis seest võtab infot. Ja keelemudelit ta kasutab selle pärast, et kokku luua konteksti või teksti, on ju, et aga fakte ja neid asju, seda sisu, millest ta seda loob, seda ta võtab sul sellest ainult sinu üles pandud failidest. Ja kui sa küsid midagi sellist, mis on sinu faili väline, siis ta ütleb sulle, et selles failis ei ole selle kohta mingit infot näiteks, et jah. Nii et notebookis ka mindmap'e saab teha küll päris hästi. Vot, saite vähe lisaks ühe sukse toreda asja ka. Aga vaatame ühte programmi enne. Napkin, osade jaoks oli tuttav. Kes on kasutanud tuttav on? Teate, ma ise nagu koitan seda juba, ma arvan, 13 aastat ja siis ma iga kord mõtlen, tulen ja kas ma alati panen küsimärgiga selle, kas ma näitan seda või ei näita. Siis ma mõtlen, et mis ma ikka näitan, kõik juba teavad sellest. Aga siis ma saan aru, et ikkagi kõik ei tea sellest. Ja tegelikult on selline tänuväärne minu arust nagu programm kiireks infograafikaks. Ehk siis, kui sul on palju infot, ma ei tea näiteks ise kokku puutunud sellega, et tööõigus. Väga tore. Hakkad siis õpetama seda tööõigust ja siis sul on need seaduspunktid ja punktid ja siis vahest õppinud, et on sellised. Äkki midagi ägedamat anda, on ju. Jah, kaasusi teeme ka, aga ikkagi. Et kuidas siis visualiseerida igavat teksti? Vot see on see tööriist, millega igavat pikka teksti visualiseerida. Tema võtab sul teksti bullet pointidele kokku ja teeb sulle visualiseeringu. Sina veel kasutad, on ju? Milleks sa kasutad seda jaga? Ma tean, teistega ka. Sina nii kaua, enne kui sa räägid, sina võid minna nüüd Napkini sellele lehele, kui sa tahad kaasa teha. Vaata, mul on siin olemas Napkin AI, klikid lahti, seal läheb natuke rohkem aega, et teha kasutajat. Sina räägi nii kaua. Okay. Kasutasin esimest korda selle nädala esmaspäeval mul väga hea õpetaja Oksana, nii et annaksin Oksanale sõna ja kus sina sellest huvitav teada said? Jah, meie nendest kuldid ühesõnaga. Aga kui sa nüüd teed, kasutame kohe lastan sulle õpetada. Kui sa teed kasutajat, siis vali sign in või get läbi free või siukest ja siis vali personal use, sest siis ta küsib sul kõige vähem küsimusi. Sa pead nagu paar kadalippu seal läbima, et saada sinna sinise kasti ja roosa kastini, siis oota seal, kui sa oled seal. Räägi nüüd lõpuni, ma kasutuskogemust. Kasutuskogemuse esmakordne ja tänasel esitlusel lõpus räägil kasutasin seda visuaali, mis oli Napkiniga. Ja oli lihtne? Ja väga. Aga sinna selles mõttes võib kinni jääda, kuna sa hakkad otsima neid erinevaid, saad seal valida ja siis selles mõttes sellist nagu mängu ei loo ka päris palju. Jah, okei. Nüüd, kas te hakkasite endale tegema sinna, te ei pea tegema muidugi kasutajat, ma võin näidata ka, aga kui te tahate kaasa tulla mingi mõttega, et siis võiks täitsa teha. Mina ei saa teha, sest mul on kasutaja jälle olemas, on, et mina pean lihtsalt sign in vajutama. Ja ütle mulle, kui sa jõuad sinna, et on sinine kast ja roosa kast. Olemas. Nüüd on seal selle sinise ja roosa kasti peal on kiri, et kas blank või on siis AI, on ju. Vali blank. Ehk siis sa alustad tühjad lehed. Miks ma AI-d ei vali? Sellepärast, et mul on oma tekst olemas, mida ma tahan sisestada, et ma ei hakka looma vaata uus teksti praegu mingit uut visuaali. Kas jõudsid? Ja siis mina võtan ka New Napkin siit ja võtan samamoodi need blank Napkin. Tegelikult sa saad faili ka sisse tõmmata siia. Ma olen paar korda proovinud, kui see fail on ilusti struktureerinud, siis ta tõmbab ta ilusti siia sisse. Sa oled ka failidega teinud. Et kui see fail on väga näiteks Word on ju, aga seal Wordis on mingid ajakavad, tabelid, asjad, siis ta tõmbab suhteliselt segaselt selle info sisse, siis ta alati ei saa kõigest aru. Kuigi noh, jälle, võib-olla me oleme ise kriitiliseks muutunud, sest me juba tahaks, et kõik oleks nagu tim-tim, et kui me võtame lahti, siis juba kõik asjad teeb ilusasti ära. Et enda nagu käevaeva tahaks vähendada. Aga ma võtan ka siit New Napkin ja täiesti blank, ehk siis mul on ees nagu selline tore tööleht. Te jõudsite siia tööleheni või noh, teil on niisugune kastikene seal ees, on ju. Sul raputasid pead, jõudsid ei jõuda? Ei ole sellist piltigi. Jaa, selles mõttes sa jäädki siia. Et siia tulebki Ctrl-V-ga tekst, sinul on kastikene ees, ma just ütlesin, et minul on juba tööleht ees. Ja ma olen sulle lihtsalt kokku pannud, sina jälle, see on lihtsuse mõttes, et meil oleks mingi tekst olemas. Mina olen siin kirjutanud. Siin on 8 kõige olulisemat punkti, mida õppejõud peaksid tehisintellekti tööriistade kohta teadma oma igapäeva õppetöös. Vot, sina võta siit see tekst kaasa, kuni bullet pointide või täpploendite lõpuni, Ctrl-copy. Ja nüüd lähed Napkinisse sinna blank see koht, mis sul oli pandud Ctrl-V. Jah, või Command-V, kellel on. Minul ta lihtsalt on siin juba sellisena, nagu teie järgmised hakkavad välja nägema. Nii, saite? Jah. Vot. Ja nüüd on siuke asi.
et ta töötab kõige paremini kas lõigutekstidega või siis nende bullet pointide või täpploenditega on eesti keeles korrektne öelda vist. Et märgid ära. Ja siis ilmub siuke tore sinine nooleke siia või välgunool siia ja vajutad peale. Ja siis ta analüüsib. Sul võib-olla juba tegi midagi või? Ei teinud. Ilusa pildi tegi. Aga tegelikult minul on oma toonid ka siia sisse pandud, et siin paremal nurgas üleval on see styles ja siit saad oma värvikoodid ka sisse panna tegelikult. Ja siit siis saad hakata niimoodi, et sa mitte ei kliki kohe nende piltide peale, mis siin on, vaid sa scrollid hiirega õrnalt üle. Siis hakkavad erinevad visualiseeringud sulle tulema siia. Ja nüüd ega see ongi nii, nagu teie kolleeg ütles, et siin võib kaduma minna. Hakkad aga vaatama, mis äge ja ilus on ju. Et näiteks valid selle, klikid peale, siis ta veel pakub sulle erinevaid värviversioone ka on ju, et kas tahad, et aju oleks värviline või lilla või mustvalge ja klikid peale ja siis saadki omale visuaali. 2 klikki, 1 tõmbamine ja hästi kiiresti tegelikult pikk lohisev tekst visualiseeritud infograafikule. Ja kes kasutanud ei ole, uuest lõppvatsust ootan kõigist saadikavast selgelt. Ei olete, aga saite? Väga hea. Läheb kasutusse. Mulli kursuse visualiseerimisega hästi lahe. Iga teema alguseks mingisugune visuaal või protsess. Ja samas stiilis. Ja jälle, et ega siin samamoodi tegelikult ta annab, kui sul on siuke nagu protsessi jada ka, siis ta tegelikult annab siin siukse võimaluse, et protsessi ka kaardistada natuke, aga jälle. Siin saad jälle natukene ise ka modifitseerida, et ma ei tea, topeltklikk näiteks näiteks, ma ei tea, sõna peal ja kirjutad ümber, et mitte tööriistad, vaid näiteks, ma ei tea, rakendused või midagi siukest, on ju. Ikooned värve saab muuta siin, et need värvid, nende joonte värvid, et natukene saab, ta ei ole disainituul nagu Canva on ju, et millega saab teha, aga sa saad ikkagi natukene parema värjundi, noh, siin peaks kõik ajuosad siis ära värvima ilmselt, on ju. Et jah, niimoodi siin sa võid äkki, oota, ma vaatan korra, näed, natukene saad muuta. Vaata, midagi on siin. Tundub, et sa saad AI-ga, eks ta muutub ka aeg-ajalt. Aga võib-olla lihtsalt kõige olulisem asi, et kuidas siis alla saad laadida. Et kui sul on see aktiivne, siis vaata siia üles paremale nurka eksport ilmub siuke alla laadimise nupuke. Et vajutad sinna ja siis sa saad alla laadida kas PNG, SVG, PDF või PowerPoint. No PowerPointina ei ole mõtet mõnes mõttes on, et sul on olemas juba tavaliselt esitlus. PDF-ina ka nagu ei ole mõtet, mina soovitan PNG-na täiesti tavaline pildifail, SVG on juba turunduse jaoks kvaliteediga, et pole nagu väga mõtet võib-olla seda alla laadida. Vajutada ka download ja jääbki sinu arvutisse kuhu iganes. See on see, et kui uuesti lased analüüsida, siis ta loob hoopis teist. Jah, teistsuguse, sest see on AI, ta ennustab sulle, on ju, et ta ei kindlasti seda konsistentsust või nagu öeldakse, konstantsust, läheb pealt sõnad juba sassi. Et seda tal vaata nagu selles mõttes, see ongi ennustus, see ongi see, et ja tegelikult sa saad seda ka muuta ise, et kui sulle see aju nüüd ikkagi ei meeldi, siis sa saad uuesti luua nagu selle, kas ära märgistades või siis vajutades jälle. Sellepärast ma arvan, see kolleeg ütleski sealt taganurgast, et sinna võib ära eksida, sellepärast, et siis väike hasart tekib ka, et mida veel saab. Vot, kas siin on küsimusi? Suhteliselt lihtne, täiesti tasuta tööriist, pole tänaseni vähemalt nii kaua, kui ta olnud on, meiega pole tasuliseks läinud. Alla laadimine, vaata, märgid ära, siis ilmub siia eksport, vajutad siia nupule PNG ja download. Nii, said? Vajutad? Said? Okei, aga meil on üks asi veel jäänud lõppu. Et olete veel minuga või on juba siuke tunne, et on reede ja tegelikult siis juba meie lapsed ootavad ja üldse äkki tuleb ilus ilm, saab grillida ja kõike muud asju. Püsige veel, natukene on meil aega, et siis vaadata ka slaidide osas. Ma küsin kohe ära slaidide osas, kas teil on rangelt reguleeritud, et teil peavad olema oma mingid jälgad PowerPointi põhjad või midagi sellist? Seda on kuulda. Ma elan teile kaasa. Keegi kontrolli. Keegi kontrolli. No mina tänan, et siin õpetades on tore võimalus see, et saab kammat kasutada. Et siis ja ma ei tea, kui mujal käin külalislektorina, siis ma üldse ei mõtlegi selle PowerPointi, mis kasutada kammat. Aga ja, ma tean, et osades organisatsioonides on lihtsalt see, et sul on kohe raamid ja konkreetne. Ja paljud on küsinud, kas kammasse saab tõmmata neid raame alla.
sa saad upload ida oma need CDI sisuliselt, tegelikult saad PowerPointi nagu slaidid upload ida, aga ta võtab sealt CDI ehk siis, mis on värvitoonid, kirjastiilid ja kui kirjastiil ei ole, siis ta ikka natukene muudab, onju. Et mina samamoodi olen lihtsalt uploadid oma vanad slaidid ja siis ta võttis värvitoonid, kirjad, kastid, pakkus mulle lahenduse. Et noh, tegelikult natukene saab, et kui nüüd jäik ei ole, et üldse ei tohi kasutada, siis tegelikult värvitoonid saad ikka paika, saad õigeks. Et tasub arutelu pidada ja võib-olla kui 2 või 3 või 5 inimest juba arutleb, siis võib-olla nagu väga mõistlik nagu teha. Et miks ma slaide näitan või kammat? Sellepärast, et mina olen alati nagu koolitajana öelnud, et materjalid ja visuaalid ja ise olles tööni turundusagentuuris ka tegelikult toimetav, siis pilt ütleb ikka minu arust rohkem kui nagu see 1000 sõna, et see visuaal ja kui sa õpetad, et igasugused, see köidab ikkagi tähelepanu. Seesama näppidiga, et miks kasutada infograafikuid, kui sul on need samad sõnad ka kirjiliselt läbi lugeda, seda, mis ma sinna kirjutasin, see 8 punkti. Aga siis tekkis kohe huvi, kui mingi aju seal oli ja mingid mõtted tekkisid sinna juurde. Et sellepärast see visuaal on minu arust hea. Ja gamma on hästi lihtne, selles mõttes, et alati kui ma ütlen, et on hästi lihtne, siis mul küsitakse, kas selle koolituse slaidid on ka 50% AI tehtud ja siis mõtlen, et ei, võib-olla 50, aga võib-olla 30 on. Et selles mõttes, et ikkagi värvid ja kõik mingid paigutused ja asjad tõesti AI pakub sisu, ma pean ikka ise üle ja sisu loon ma ikka ise. Aga mina oma pedantsusega, ma ikka seal ka nihutan mingisuguseid jooni või asju või mingid kriipse või, aga ta lihtsalt lihtsustada, ta on ilus. Et tegelikult rohkem peagi rääkima. Nii et kas gamma osas tahate kaasa tulla, olete juba teinud endale sinna kasutaja? Jaa, jess, väga äge. Gamma osas on mul siuksed mõtted, et ma vaatan korra kella. Me oleme päris ilusasti, aga gamma osas on nii, et seal on hästi palju funktsionaalsusi. Ma näitan ühte kiiret funktsionaalsust teile, et siis saate, miks ma seda näitan, seda funktsionaalsust on siis dokumendi üleslaadimisega esitluse loomine. Sest üldiselt teil ilmselt on mingid materjalid kuskil dokumendina olemas, mida te tahaksite visualiseerida. On mul õigus? Või siis, siin on ka võimalus see, et tõmbad kodulehe, siis sealt pealt lood nagu materjalid, aga siuke asi on võimalik. Või siis, et sa annad ühe sõna ette ja ta kirjutab sulle need materjalid, onju. Et kõik siuksed asjad on olemas, aga ma eeldamine on muidugi ämbrit ema, nagu öeldakse, aga lihtsalt see, et ma eeldasin, et äkki on mingi dokument olemas. Kui sul nüüd ei ole dokumenti, siis ma panin Google Docsi ühe toreda dokumendi. Tahan korra küsida, kus ta accounti teha, on see mõistlik võtta, kas education? Ma ei tea, kas educationil on mingi tasuta asju ka, et kui sa personal võtad, siis tegelikult seal on suhteliselt palju võimalust neid slaide luua tasuta ka. Ma ei mäleta, et 15 slaidi või 20 slaidi isegi või et tegelikult on päris, aga võib-olla sa võid ka uurida, ma ei ole educationi poolt uurinud, kas on mingitele asutustele tehtud erisused, nii nagu Canvas on vist, et education poolel on ju tasuta mingid funktsionaalsused Canvas, et ei pea maksma. Jah. No ühesõnaga, mina lihtsalt võtsin ühe toreda teema. Neid inimesi võib-olla nägite täna ka liikumas siin meie seas, aga tekstiroboti kasutuse tuvastus. Mina lihtsalt võtsin õpetajate lehest slaidid või selle faili, tõmbasin siia alla teksti, et te saaksite lihtsalt kiiresti teha endale slaidid. Et see on puhtalt fiktiivne. Sa võid enda mingit faili ka võtta praegu, kui sa kaasa tahad teha, on ju. Ei pea lähtuma. Nii et kui sa tahad alla laadida seda, siis mine fail, download on ju või laadi alla. Ja võtta lihtsalt näiteks Microsoft Wordi dokumendina see kaasa. Aga jälle rõhutan, ei pea võtma seda, võid võtta ka mingisuguse muu dokumendi, mis sul on. Võib-olla ongi mingi õppematerjali kirjeldus või mingi õppeaine osa, et siis võid selle võtta. Kas said alla laaditud? Jah. Väga hästi. Nii, siis me lähme gammasse. Ma võiks ise ka gamma lahti teha, et siis ma olen teiega koos. Ma küsin, kas PDF-i saab ka võtta? PDF-i saab ka võtta, aga kuidas te teate, kas te teate seda loogikat, et mis fail on kõige paremini sööda tehisintellekti? TXT on kõige paremini sööda, sellepärast, et see on ainult puhas tekstifail, siis on Word ja siis on PDF. Kui PDF on liiga üle kujundatud, siis seal lihtsalt tekstid jooksevad niimoodi siiluviiliselt üle ja alla ja siis ta ei võta sealt seda infot lihtsalt välja. Et kui sul on PDF, mis on niimoodi lihtsalt tekstina, väga okei. Kui sul on üle kujundatud, ei ole okei. Et lihtsalt see väike märge juurde. PowerPointi vist said ka äkki lisada, kui praegu peast ei mäleta. Aga, no nii, kuna ma saan aru, et kõik on gamma äpis, siis minu gamma äpp natukene läägab, nagu öeldakse, ehk siis jääb maha. Aga kas sinul on selline koht olemas, et create new with AI? Jaa, ma tahan valiku. Jaa, las ta annab, jää sinna, oota.
nüüd pane import file or URL. Aga siin ongi need, et vaata, sa saad tekstist tegelikult alustada puhtalt, on ju. Sa võid siia kopeerida ka teksti, ega see sama, mis kui ei pea alla laadima seda, mis mina panin, on ju. Siis on generate on lihtsalt ühest näiteks sõnast või mingist promptist, et promptid talle siia selle käskluse, mida ta peab tegema. Ja siis ongi kas failist või URList. Meie lähme täna faili ja URLiga teele. Ja nüüd ta veel edasi küsib, et kas sa uploadid faili, näed PowerPointina või PDF-ina või Wordina. Kas sa impordid selle kuskilt Drive'ist või sul on mingi link, on ju. No meie paneme failist ta ülesse. Ja nüüd validki oma selle faili oma arvutist, mis sa just alla laadisid või võtad mõne uue faili, mis sa siis tahaksid. Pean meeldutama, mis mul selle faili nimi oli. Mul oli vist mingi juba tuli. Nii. Ja muud ei ole, kui valid ära ja paned upload. Nüüd ta laeb natukene sul ülesse, laadis ülesse. Kõigil laadis ülesse. Ja siin on ka valikud, et kas sa tahad presentatsiooni teha, kas sa tahad sihukest veebilehte, et võib-olla tahad ka õpilased veebilehele midagi õppima saata. Miks mitte? Ära nagu jää kinni sellesse raami, et võib-olla tõesti on äge, kui saab minna, on ju. Siis on ka dokumenti saad luua, ta on lihtsalt pikem formaat. Et kui slaidid on nagu sihukesed kaardid, siin ei ole slaididega, siin on kaardid öeldakse. Et siis dokument on natuke pikema formaadiga. Ja siis tegelikult, teate, sotsiaalmeedias on need karussellid ka, on ju, LinkedInis näiteks ja siis Instagramis, et tegelikult neid karusselle saab ka siin kiiresti luua. Ja nüüd paned continue. Mina valisin siis presentation ehk siis presentatsioon. Ja põmm. Tuli sihuke see sama asi. Tuli teil ka? Ja nüüd see on vaata selline freeform, ehk sa näed nagu vabas vormis seda teksti, mis me siia tõmbasime. Aga sa võid valida card by card, ehk siis nagu ma ütlesin, siin ei ole slaide, vaid siin on nagu kaardid, on ju. Siis paned yes, split for me või skip, on ju. Pane split for me, siis ta splitib sulle ära erinevateks kaartideks kohe. Kaardid on samad asjad nagu slaidid sisuliselt. Ta läheb natukene aega, aga nüüd sa saad teda kontrollida, et mis kaardi, mis teema, mis lehele ta pani, on ju. Et kui me siin mingeid asju, ega ta seda kõiki teksti ei pane, ära muretse. Ta võtab kaardilt konteksti ja siis paneb selle ilusesse visuaali. Ja siis siin külje peal vasakul sa näed seda, et sa saad vaadata, et millise pikkusega neid erinevaid siis tekste sa tahad, et kas keskmise pikkusega või hästi lühikesed või hästi detailsed. Ja keelena saad valida siis, ma ei tea, sa võid läti keeles ka teha, kui sa tahad sellest tekstist. Ehk algfail võib olla eesti keeles, inglise keeles ja sa saad teha sellest eestikeelse, inglisekeelse, lätikeelse, leedukeelse, mis iganes keelse, venekeelse. Et selles mõttes see tõlke funktsionaalsus istub siin ka sees. Ehk ma ei tea, näiteks levinud on see isegi, et ma olen kiiresti teinud mingitest raportitest presentatsioone. Tuleb KPMG raport, mida me enne vaatasime, on ju seal Notebook LM-is. Tõstan selle siia, see on inglise keelne. Ma teen siis sellest näiteks eestikeelse ja teeb esitluse. Ja sealt võtan ainult 2 slaidi oma näiteks slaidile. Ja siis te küsite, et kas 50% on AI tehtud, osaliselt ongi tehtud, jah. Ja siis ma korrigeerin üle, aga miks ma ise peaks käsitsi tegema neid? Ma pigem tulen siia ja räägin pikemalt kui see, et nagu teen neid slaide seal võib-olla. Aga kui need kaardid ei ole nüüd loogilised? Siin sa võid redigeerida, muuta, kustutada kõike, mida tahad teha ja sa saad ju alati ise käsitsi juurde luua täiesti nullist. Et selles mõttes seda sa saad editeerida pärast ka või siis siin editeerida. Aga ma näitan siis jah, et keele saad valida siin, on ju. Ma ei tea, ma võtan siis, te võtsite kõik ilmselt eesti keele, ma võtan inglise keele hoopis, on ju. Et te tehke siis eesti keeles. Ja siis, et pildimudelit valida üldiselt, et Flux on hea mudel, las ta jääb. Ja siis saad veel formaati veel, ta küsib üle, et oled sa ikka kindel, et presentatsioon? Jah. Ja siin ta näitab siis mitu kaarti, kokku ta teeb ja paneb continue. Nüüd ta... Pakub ainult ühe kaardi ja ma tahan seda muud. Presentation tuli? See on mul oli, aga ta on... Mine ülesse. Kaart või kaart, praegu ta pakub jah sulle ühe. Jah. Tegelikult peaks saama seda muuta, vaata, kas see on kaart. Sul on neid mingisugune krediteering. Vaata, siis on nüüd kaarte nagu teise. Olemas olevaid. Kui sa lõikad, vaata, praegu on ühe kaardi peale sul kannud kõik, et tegelikult peaks saama siit kenasti kaarti, võib-olla allpool ka, näed kaardist. Et sa saad siit ka ise luua, panna kaarte või näe, vaata, praegu ta pani sul niimoodi, et sa panid ise ühe kaardi peale, aga nüüd, kui me vajutasime käärid, et split, siis ta pani sulle ühe kaardi peale. Kas kellega on veel küsimusi? Jaa, mul on küsimus. Ma näitan selle värvikamma ära ja siis ma tulen su juurde. Minul on lihtsalt oma värvid, vaata, siin juba pandud, aga sina saad panna siis, vaata, siin on erinevad värvitonaalsused, mis sa siit leiad, et kas sulle meeldib tumedam või heledam või midagi sellist. Et vali endale siit üks värvitonaalsus näiteks. No, valime selle ja siis paned generate ülevalt. Said?
värvitonaalsust, vali siit ja vajuta generate. Jaa, vald. Nii. Mulle tegelikult üldiga küsimus, mis võib-olla huvitab teist. See küsimus on selline, et kui mul on näiteks hoopis vaja slaidi esitlust 50 konkreetsest visuaalist, mis ei ole AI genereeritud, vaid on näiteks kunstiteosed või ükskõik, et kas on võimalik niimoodi, et ma söödan sisse 50 pilti ja sellest luuakse mulle slaidi esitlus? Sa mõtled nagu PowerPointis või siinsamas Gammas? Gammasse saad ja siis saad ma sisse panna, et sul on vaja lihtsalt... Ja, sa saad oma pilte ka siin kasutada. Ja kui sa ei saa seda nagu kiirelt teha niimoodi AI-ga, kui sul on isegi näiteks kuskil Wordis olemas, ma arvan, et ta võtab sulle, sa saad editeerida, vaata seal alguses, kus me need steppe tegime või free kaarte vaatasime. Või kui ta ei võta, siis sa saad siin alati ju lisada kaardi, paned siit, näed, kiirklahv on selle kaldkriipsuga, paned siit add image ja saad oma pildi siia sisse tõsta, et kiiresti näiteks. Et siin on kiirklahvid ja sellised asjad olemas. Et hästi kiire, hästi mugav selles mõttes kiirklahvide ja asjadega kasutada. Kas ta lõi teile esitluse? Kuidas ma selle kätte saan? Kuidas selle kätte saad? Ma kohe näitan sulle. Ma kõigepealt näitan sulle, ma näitan kõigepealt ära, kuidas sa kätte saad. Muidu pärast lõpeb ära ja sa ei saagi kätte. Kas sa näed üleval seda tööriistariba? Üleval paremal nurgas. Seal on siukesed võimalused nüüd, kas share on teil ka? Igaks juhuks küsin. On? Ja nüüd sa saad jagada teda veebis, nii nagu mina juba panin teile vaata selle lingi, on ju. Et paned share ja siis paned copy link näiteks ja saad lingiga kopeerida või siis on export nupp. Ja eksportida saad PDF-i või PowerPointi. Ta ei tee ühele täpselt seda sama, et selles mõttes sa pead arvestama, et PowerPointil on natuke oma siis kujundusraamistik, et ta natukene siis modifitseerib pärast selles PowerPointis, kui sa tahad PowerPointis välja. Aga näiteks PDF-is ta väga ilusti ja nendes piltides ka, et paned näiteks PDF-i, eksport ja siis ta natukene mõtleb siin ja siis ta isegi teavatab meili peale sind, et nüüd sul PDF tuli, on ju. Aga sisuliselt näe PDF-ina ta tegi sellised kaardid mulle. Noh, nagu need kujundused on ju. Jah, ühe kliki vajutusega. Nii et... kirjeldanud seal enda profiili all, mida sa tavaliselt tahad slaidide puhul saada? Ma iga kord kirjutan, sa mõtled nagu mida, sa mõtled, et mis su sisu on. Ma iga kord, kui ma teen, siis ma valin tegelikult, kas ma tahan pikka, kas ma tahan lühikest, kas ma tahan... Siin saab niimoodi teha, vaata, et ma pigem nagu seda kasutajaprofiili ei loo, vaid ma siin iga slaidi puhul tulen, näiteks saan ära märkida. Et vaata, see on suht lühike slaid, on ju. Siin on siuksed tööriistanupud. Üks nupp on see, et sa saad hästi kiiresti duplikeerida või siis näiteks eelmise slaidi sisse ta viia. Vajutad siia, näed, viisin 2 slaidi kokku, on ju. Või siis on siin sellised nupud, et mulle ei meeldi nii, mulle meeldiks, et ta oleks hoopis nii, on ju, et hästi kiired. Ja siin on nüüd selline nupp nagu AI, vaata, edit with AI. Ja siin sa saad talle nüüd ise anda käsu, et kas ta peaks pikemalt kirjutama, kas ta peaks lühemalt kirjutama, kas ta teeb, ma ei tea, mingisuguse spetsiifilise, translate saad ka panna, ma võin siit otse eesti keelde näiteks tagasi tõlkida, on ju need slaidid. Ma saan grammatikat parandada ja kui ma tõesti siit ka, ma saan siin igast pilte ja asju lisada ja kui ma tõesti ei leia seda, mida ma tahan, siis on chat with AI ja siis sa saad veel chatida ka ja anda siit sisuliselt prompti, et mida sa tahad või mingi küsimuse või vastuse. Et see tõesti nagu kasutajaprofiili asja, ma olen oma need pärvipõhjad sinna andnud ja et mismoodi mu nupud välja peaks nägema, aga sisu osas ma ikka ise alati loon. Sellel ei ole sellist tausta, nii nagu ChatGPT-l on see kasutaja custom kohandatud profiil, sellel ei ole seda poolt. Otsin eile, et kas, kui mul praegu see slaid on niimoodi 2 osaline, kas ma saan ta kujundust muuta näiteks ja oleks hoopis mingi ajajoon? Selle slaidi näiteks mingiks ajajooneks. Ja siin on kohe siuke tegelikult koht olemas. Ma kohe ütlen sulle, kui siin külje peal oli ka, ma pean meenutama. Siin on üks koht, kus sa saad öelda, et give me more neid ideas, on ju. On olemas, raudselt on. Ma ise teen tavaliselt ka sellega, et sa võid öelda, üks asi on chat with AI, ütled talle, et make it timeline, aga tegelikult... Jaa, tal on olemas ja ma ise kasutan seda ka tegelikult, näete, siis ta tegi sellest timeline'ist oli. Ma ei mäleta, kuidas see oli, kas sa pidid kõik ära, ma kohe leian selle koha. See on raudselt siin AI nupu all, aga ma mõtlen kohe, kas sa pidid midagi. Seal on kuskil, et paku mulle nagu rohkem võimalusi selleks disainimiseks. Ma vaatan sulle pärast. Try new layout.
leidsin, ei ole see koht, see ei ole see koht. Aga sisuliselt jah, siin on siuke koht nagu try new layout, siis ta viskab siia, aga siin on veel see, et kui sa tõesti, oota, ma vaatan, äkki oli niimoodi, et sa märgid siit ära. No, okay, ei, see ongi kuskil on see koht, kus ma tean küll, ma otsin sulle üles. Näe, change layout, siin. Märgid kasti ära, paned change layout ja siis ta viskab selle, sa mõtlesid seda, on ju? Siit saad valida. Märgid selle koha ära, mida muuta tahad, seda kasti, mitte terve slaidi, kasti. Ja siis valid change layout ja siis sa võid siin juba minna hulluks nende igasuguste toredate asjadega. Nii et võt sellised asjad igasugused Canvas ka, et saab nagu näppida, proovida, testida, et nagu ma ütlesin, igasugused võimalused on, kui sina küsisid, et kas slaide saab pärast vaata muuta ka, on ju, et siis lihtsalt plussiga uus slaid. Kas ta teeb tühja slaidina, saad ise valida, millise kaardi ta sulle kujundab või hakkadki siit lihtsalt ise kujundama, et niimoodi on ju, näed, siia panen mingi pildi, valin kas webpage'i, saan erinevaid asju sisse tuua, videoid, kõike muud, et selles mõttes nagu minu arust see valikulaud, mida sa teha saad, siin on lihtsalt meeletult suur. Siin võibki päriselt hulluks minna, et kui sa oled veel selline, kes disaini osas on natuke kriitika, et nagu tahaks kõik asju nagu väga hästi teha, siis see on suke keskkond, kus päriselt minna hullama. Muidu seda alati katsetanud, kui on mingi teadusartikkel, panete selle sisse ja teha sellest nüüd. Ja, olen. Ja. Videos. Ma võin siis veel nippe jagada, et sul on video näiteks kuskil YouTube'is või sul on mingi salvestus. YouTube'i salvestuse tõmbad transkriptsiooni näiteks programmi, see transkribeerib sulle sisu ära, sisu tõmbad siis näiteks kas ChatGPT lased lühendada või kohe selle sama transkriptsiooni sisu tõmbad siia, ütled, et make the presentation ja siis sul on tegelikult olemas kohe sisuliselt mingist kas koolitusest või mingist infomaterjalist või mis iganes see on see video, läbi siis 3 erineva sammu on sul olemas presentatsioon. Või seesama jah, et kas näiteks Urlile veebilink on kuskil mingile raportile, tõstad selle hoopis siia sisse, see siis sellest lood need kaardid ja nagu tema tasu versus aeg, mis mina olen see, kes limpsib neid slaide tavaliselt ja mul meeletult kulus varem aega slaidide tegemiseks. Et ma küll ütlesin, et PowerPointi ma ei kasutanud, aga ma kasutasin Google Slidesi ja ma kasutasin Canvat väga-väga palju. No Canva ma lõpetasin nagu pärast seda ära, et Canvas on ka see, et üks haava ikka peab tõstma, et siin on lihtsalt see nagu mugavus. Üks asi, mida ma olen avastanud, mida ta veel hästi ei tee, on andmete nagu presenteerimine, et me rääkisime eelmine tööd juba andmetest, et siis andmete jaoks tal ei ole nagu, et mis ma siis teen, on üldiselt see, et andmed kuskil visualiseerin ära, teen lihtsalt screenshot'i, tõstan pildi siia, et panen andmed siia lihtsalt pildina. Et temaga saab küll tegelikult luua, siin samas kõrval on need erinevad tööriistaliba, vaata ma ütlesin ka, on ju, et siin on tegelikult võimalus andmete, need chart ja diagrams, on ju, aga see on suhteliselt selline nagu nokkimine, et saad valida ka, et okei, teeme selle diagrammi, siis ta võtab uue akna ja siis sa siin sees saad hakata editeerima tegelikult, et muuta, see võtab lihtsalt aega, et kui sul on kuskil mujal juba valmis, siis ma ei näe, et miks ma peaks siia tulema, samas kui me mingeid uusi protsessi jooniseid või mingisuguseid õppematerjalide jooniseid tahame teha, siis me tuleme tegelikult siia sellesse ja nokime siin paika, sest siin on lihtsam kui Canvas tegelikult minna võib-olla ja hakata nagu, et siin samamoodi saad editeerida, tõsta kõiki asju, et selles mõttes. Kas sinna kasvatab sisse panna nagu pildina olevaid mudeleid või siis ta saab teeta näiteks toimetatavaks? Võid proovida, aga ma ei usu. Et kui keerulised need mudelid on? Keerulised? Ei, no mitte üli, et ega see nüüd päris keemia ka ei ole, et mingid maatriksid ja mingid valmis olevad mudelid, mis ma küsin? Tead, miks seda? Keelsed mudelid, mida tahaks Eesti keelest saada, kas ta selle töö teeks mul ära? Võib, ei pruugi, aga ma soovitaks kõigepealt katsetada. ChatGPT-l on ka tegelikult pildi loomine päris hea ja pildi loomisega saab ka tegelikult igasugust protsesse ja edasi luua, et see võiks olla esimene võib-olla siuke väike aken, mida proovida. Et ma olen ise proovinud, et käsitsi joonistad näiteks mingi tunneli või mingi jada või mingi nagu blokkskeemi või midagi siukest. Teen pildi, tõmban ChatGPT-sse, ütlen palun tee mulle selle järgi täpselt ära, mitte midagi muuda, on ju, et tee mulle siis näiteks mudel või jada või midagi sellist. Alati ei tee, peab natuke editeerima selles pildi toolis on ju või pildi töötluses, aga tegelikult teeb suhteliselt okeilt, et võib seal näiteks proovida, võib-olla, ei saa öelda, et kas toimib või ei toimi, tuleb testida jälle, et pole kõige targem selle koha pealt sisuliselt, pole lihtsalt katsetanud niipidi ja võid ka katsetada sellega ja siis tuled ütled meile, et kas toimis või ei toiminud.
Sest tema ei loe pilti nagu pilti, vaata, on ju, et tema loeb nagu seda kogu slaidikaarti üritab sulle tekitada, ta ei tee sulle mudelit, ta on esitlusprogramm ikkagi, on ju. Et mõtlen lihtsalt, kus võib-olla pildi järgi mingeid mudeleid saab teha vist Recraftis äkki praegu juba saab 3D-sse panna näiteks mingisuguseid asju pööritada seal piltide järgi. Ma tean, et on võimalik juba, et erinevaid programme tasub otsida ja uurida, et selles osas jah, ma arvan, et tema ei tee sulle siia ilusat visuaali. Küsige veel. Kas tasuta kontol on mingi piirang ka? Seal olid vist mingi krediidid äkki või? Võttes 8 slaidi. Tead, ma enam ei tea, mina kasutasin päris pikalt tasuta kontot. Ma kasutasin, ma arvan, mingisugune aasta aega julgelt tasuta kontot. Ja ta kogu üks mul on ainult nii vähe krediite, mis on ikka alati teha. Ma ei oska sulle öelda, kas on midagi nüüd muutnud sellest poliitikast. Ja mina arvasin ka säravildelt ja sinisildelt, et ongi 10 slaide, aga siis tegin 15 või 20 ja nagu piirangud ei tulnud ette. Kui üks võiksid asma. Ma laadisin isegi alla nii-öelda PowerPointi ja väga hästi sattud PowerPointi. Okei, väga. No näed, et saad seal võib-olla lihtsamad üle teha ja kui tõesti on, siis panen oma põhjad sinna. Ja edasi, tal jääbki kaasa see. Tal jääb mingi nihked võivad tekstides olla või midagi siukest. Väike on, seda saab pikalt kuulda. No vot, et siis selline programm oli Gamma, mida ma näitasin teile. Nii et selle koha pealt ma loodan, et te täna saite mingisuguseid mõtteid. Jätan alati lõppu küsimusi, vastuseid ka ja arutelusid. Et ma loodan, et te saite kaasa kas või Whimsicalist midagi, et kuidas kiiresti luua. Ja Whimsicalist muideks ma ei näidanud teile. Aga panin kinni. Kahju. Kui te ise lähete sisse, siis seal on hästi palju templateid ehk siis näidiseid. Vot see on ka äge koht ja see templetid on kusjuures, kes proovis, kas sa vaatasid sinna templetitesse? Kommenteeri sina siis, mis mina siin räägin. Mis sa esimese nagu hooga, mis sa tabasid, mis sa nägid seal? Oli midagi sellist, kus sa nagu vaatasid, saaks kasutada? No ma hakkan protsessi kaardistama, nägin ka väga head, nägin kas mingi swimline või mingid. Ja, seal on hästi palju nagu jadasid ja asju juba ees ja seal on üldiselt kirjeldused juures, ma ei tea, kas sa märkasid, et seal on juhised juures, kuidas seda kasutada näiteks. Et siis need saab ära kasutada pärast ja siis saab ilusti kenasti kasutada seda. Et tasub proovida nendes templitites ka vaadata ringi, et võib-olla sealt lihtsalt tuleb endale ideid, alati me ei tea, et kui meil ei ole nagu näidatud, mis on võimalik, siis me lihtsalt ei tea, mis on võimalik. Et seal tasub ringi vaadata. Tahtsid küsida? Nii, sul on küsida? Tahtsin küsida, kuidas seda materjali interaktiivseks teha, et lugemisest on vähem vastu vaatamisest. Et kuidas nagu ise õpilasi kaasa panna siis? Ei, siia, mis tarkvara ma kasutan, et saab interaktiivseks teha? Saaks tuleb saada kuskile midagi, kas oleks mingi animatsioon? No siis ma juba soovitakse kooliaktiga kirjutada. Ma soovitakse kooliaktiga kirjutada juba. Aga no muidu, ma lihtsalt Magic Schoolis oled juba vaadanud, sellist interaktiivseks tegemise osas nagu ma ei ütleks, et väga häid lahendusi tegelikult on meil turul. Kui teil endal ei ole kohe midagi lisada. Et siis on juba see, et tegelikult väga palju toovad päriselt koodi kirjutamisega väikest äppe. Et teevadki mingisuguseid äppe nagu ise. Täna koodi kirjutamine ei ole üldse raske, et te ise kirjutasite ka praegu koodi väikest viisi seal selle ChatGPT aknaga. Et siis juba tasub ehitada mingisuguseid väikeseid suhteid rakendusi, märgikesi, mängikesi või midagi sellist. Siis te saate endale vastamaks. Et muidu sellist, et one size fits all nagu öeldakse, ei ole väga head. Mina küll praegu ei peaks, et oleks. Kui teil ei ole paremaid kogemusi, saan sul ei ole? Mul on küsimus, kui ma tehnikatel pool näiteks mingi hea AI tööriist, kus kolmnurgas saab joonestada või annan mõõtmed ja siis... Ja seda me räägime tavaliselt baaskoolitusel ka, et inseneeria on selline valdkond, mis on praegu kõige nagu rahulikumas tempos areneb. Et seal ei ole, see on viisakalt öeldud, et seal ei ole veel nagu häid selliseid lahendusi, et mudelduste puhul... Ja ma tean, Anne küsis minu käest ka ja ütlesin toona juba talle, et... Jah, pool aastat äkki, et ta küsis mul ka, kas on mingeid asju, millele mudeleid joonistada, hakkab vaikselt pildiprogrammidele, et just kuidas nagu lihtsalt, ma ütlesin sulle ka tee koodi, aga sa ilmselt mõtlesid selle peale, et ma kindlasti ei ole. Mis asja? Mingid küsimused ka sisse, et kontrolli küsimusi. Ei ta nii kauem. Ma seda võiks rohkem tähtsama selgitada, sest ma praegu kohe ei haagi selle tegelikult, mis sa... See õppematerjal, et sinna sisse panna nagu küsimustik, et saab nagu tagasi.
siis saab linkida vast. mis see edasi? jah, ma täpselt ka ei saa praegu aru, mis edasi. Et kui on juba mingi õppematerjal, kus see õppematerjal on, mis keskkonnas ta on? ühesõnaga linkimine. kus keskkonna? Kus keskkonnas see on üldse? Et on näiteks siin, kui sa lood siia keskkonda ka mingisuguse õppematerjali, teed selle veebileheks näiteks on ju, siis noh, seesama, et siin nagu interaktiivsus, et mis asi see interaktiivsus on? Kas interaktiivsus on see, et ma saan siit lahti teha, siis ma saan see slaidid panna või ei ole interaktiivsus? Kas see on interaktiivsus, et ta tegelikult juba embedib või paneb sulle sisse vaata selle nagu aktiivse akna on ju, et kui see on, siis tegelikult ju saad kasutada seda programmi selle jaoks ka on ju. Et või kas see on interaktiivsus näiteks, et ma võtan lihtsalt selle näidise, et ma ei tea, mul on näiteks selline õppematerjali slaid, siin on mingi tekst ja siis tegelikult mul näed, avaneb, ma saan panna, ma kohe näitan sulle, sisuliselt nagu ühe akna teise akna sisse avanema on ju, et kas see on interaktiivsus, et see ongi küsimus defineerimises ka natukene, et mida me peame selle all silmas. Kohe lihtsalt vaata, kas ma saan tõsta. Et nii, näed, noh, siin on selline interaktiivsus, palun väga. Lisa lugemine, kõmm teed lahti, avaneb uues aknas, on ju. Kõmm paned kinni. Tegelikult on sama slaid, mis mul siin all on, tõstan lihtsalt drag and drop'iga ehk siis vedamisega pean siia alla ja sisuliselt ma saan öelda õpilastele, et näe, lugege lisa, on ju, ja tehke need kohad siit lahti ja näed, avaneb, on ju. Kas see on interaktiivsus? Et kui see on, siis see vastus on, et saab küll, on ju. Et aga kui see ei ole see, mida sa silmas püüad, siis võiks nagu edasi mõelda. Aga 3D-ga on jah see lugu, et ta on praegu kõige vaeslapse kindluses ja pildiprogrammid täna, mis on nagu kasutajatele lihtsalt kättesaadavad, Crea, Epic, seesama Regraph, Leonardo AI, et nemad, ma arvan, hakkavad üsna pea, sest praegu juba Regraphis on näha, et hakkab toimuma see, et sa tõmbad mingi pildi sisse, sa korra küsisid seda võib-olla praegu klikkis alles mul, et tõmbad mingi pildi sisse, saata panna juba natukene 3D-s pöörlema. Et võib-olla midagi sellist, aga siis see pildi kvaliteet peab olema hea. See, mis sa sinna sisse tõmbad, peab olema hea. Et ka kasutajal on ikkagi nagu mingisugused nagu kriteeriumid. Me ei saa nii, et üks klikk ja teeb kõik ära, et seda täna ei ole. Jah, tahad küsida? Mul on ka siia nagu küsimus, et ma olen mõelnud selle peale, et kas oskad soovitada mõnda head platvormi, kus nagu ma panen näiteks Excel üles, on ju, ja siis kui õppija midagi seal nagu teeb, noh, siis kohe nagu reaalajas muutub. Tabelu. Tabel näiteks, jah. Ongi siuke nagu table law või kuidas, ühesõnaga on olemas siukseid asju, ma näitan, jah. See on nagu interaktiivsed tabelid, no sisuliselt, no kui sa Google Sheetsi paned üles ja keegi muudab, siis muutub ka, on ju, et aga siis sa pead nagu load andma, et jälle küsimus. Et tudengi peaks mul seda Excelit üles saada laadima, et see oli nagu, kus ma mõtte tekkis nagu, et põhimõtteliselt ma panen... Drive'i näiteks. Ja, ma ütleks ka Drive'i, et Drive'is juba editeerib, kui tal on ligipääsud. Näiteks Drive'is sa saad ka ju tegelikult lokkida nagu teatud need, mis seda on, sheet'id või lehed ära, on ju. Aga muidu ka on Tableau on siuke keskkond, kus on ka interaktiivselt ja nagu päris ägedaid tabeleid ja asju saab teha ja infot saab sisestada ja et võib-olla sellist keskkonda võid proovida kasutada. On see haige saanud sealt? Jah, on. Jah. Et seal on, jah, ma ei hakka sellest rääkida. See on jah, siuke nagu juba, kui sa lood mingisuguseid tabeleid, mis peab olema tabelitega seotud ja veel mingi automatsiooniga seotud, siis see on nagu hea keskkond, kus automatsiooniga siduda näiteks. Et jah, interaktiivne ole. Mul on promptina küsimus. Gemini ei saanud üldse hästi hakkama selle Whimsicali koodiga. Sest Gemini ei kasuta taustal minu arust Twitterit, et sellepärast, et sellest lähtuvalt tal on oma mingisugune Google'i mingi teekid, mida ta kasutab. Ma täpselt ei tea, mida ta kasutab. Ja vaata seal Geminis ei saa praegu ka analüüsida andmeid, kui saab neid tähele. Et Geminis võib proovida, kas sa sellist asja oled nagu Google AI Studio. Seal on ka kõik Gemini mudelid üleval, et võib-olla see on workaround, mida nagu testida. Et Google AI Studio, seal saab näiteks Geminiga pilte teha erinevate nende mudelitega, mis seal on. Ja võib-olla seal näiteks saab hoopis teha seda mingit analüüsi poolt või mingit koodi kirjutamise poolt, sest seal on ka äppide ehitamise pool sees. Nii. Ei taha ükseks. Reeda.
no mina ei tea, minu poolt on selles mõttes suur aitäh, et te kaasa tegite, aktiivselt ka rääkisite, kõikidele küsimustele vastuseid ei saanud, aga äkki saite rohkem asju, millele küsimusi küsida juurde. Võib-olla paar tööriista ja siis jõudu, sest palju on teie vajamas, et minna siis meie peale tulevaid, ma ei tea, tööjõudu või keda iganes siis koolitada, harida ja õpetada. Nii et aitäh teile, et te seda teete. Aasta pärast uuesti. Aasta pärast uuesti. Aitäh teile.